T-38, see on natuke uuem mudel, paremaid õhutõrjerelv oli sakslasel. Teenendas 5 meest, 220 asku minutis ja selleks koolitati eriti noorte seast. Mehi, keda rendel ei tahetud saata ja väikse venna kaitseks oli sellest esimene 14 sellist kaurit oli üleval, nüüd jahiti kõik maha ja külamed tassasid nad laiali. Mitu aastat sa muidu seda oled kogunud juba päris sellise väljapaneku jaoks? Algas Vändel Matist 15 aastat tagasi ja nüüd ei ole mul endal kuskilt otsida, kõlarahvast toob palju. See muidu kohustab seda, et ühtegi teselt ei saa müüa, jääb kõik puusime. See oli flaki või õhutõrjekahuri ja kuulipildameister oli, siis said kaugust teada, kui kaugel vaenlane on. Aga need on nüüd meie tankiruusikate esivanemad. See on nüüd Vene sõjaväe omad. Lõikasid puruks vaata enam kui ära läksid. See silt tuli nüüd mõned aastad tagasi maa sellest välja kaablikraavi kaevamisega ja see peaks olema Kuressaare julgeolekumaja seinal olnud silt. Autopori tiiva peal oli lipu varras ja seal oli siis lipp, see näitas, et ohvitser on autos. Ja kui ei olnud, siis pandi sinna lipu peale siuke kotikene. Siin on nõel laagrite peal ja kummipadjad on vahetatavad. Ei kulunud see metall ära, vaid kulus see kumm ära ja kumm oli saklasel oli odavam toota kui metall. Metalli nendel ei olnud nii palju. Puunutud mürsukorv, teine veel. Ehititi ka, ma ei tea, 100 000. Ühel külamehel olid ka need korvid, ütles, et on Ameerika veinikorvid, siis endale ka ühe. Tema ei teadnud, et on mürsukorvid, et nii hästi tehtud. Transpordi pärast ka need läksid kõik üksteise sisse. Kõik on tapitud sisse. Väga peen töö.